Tere! Tulemast tagasi kuulama podcasti Noored ei viitsi vaikida. Mul on väga hea meel, et olete ikka veel meiega käesolevas teises videoformaadis. Ja oleme juba siis jõudnud sinnamaani, kus meil on käinud erinevad artistid, sisuloojad, alates Sammist, Sydneyst, Maidukini välja. Ja see on alles algus. Olge meiega ikka veel edasi. Tänaseks saatekülaliseks kutsusime taas kord muusiku, hea näitleja ja on oodata väga palju ka uut kindlasti lähitulevikus temalt Ingel Marlen või siis artisti nimega Ann Marlen. Väga tore, kui Ingel öeldakse, mulle ammu pole öeldud, aga tšau. Tšau. Aga kuidas siis on tegelikult selle nimega, et kas pereringis sa oled ilmselt Ingel veel jätkuvalt, aga kas on ka tuttavaid, kes pigem kutsuvad sind teistpidi? See vist kuidagi on sinna poole üle läinud, et ma nüüd vist olen täitsa täiskohaga Ann Marlen ka. Aga ma ei pane seda pahaks, sest mulle tundub, et ma inimestele kuidagi, et inimesed, kellega võib-olla igapäevaselt kokku ei puutu, siis ma silma ikkagi kuskil sotsiaalmeedias jään Ann Marleni nimega, siis ma ei pane pahaks, kui see üle huulte tuleb, et ikka vist oled mõlemat. Kui sa tänaval liigud, kas on ka fänne, kes tulevadki sinu juurde? Ann Marlen, kas ma saaksin sinuga fännipilti teha? Ikka on, mis on kõige toredam üldse, et võib-olla see on nagu päris peegeldus nendest inimestest, kes mu muusikat kuulavad, et see on väga lahe alati. Sissejuhatuseks, kuidas suvi läks üldse? Suvi läks hästi. Ma tegin tööd, esinesin palju ja ma sain puhata ka päris palju, mis oli väga tore, et nädala sees ma ikkagi sain olla paikne suvekodus Hiiumaal ja sõpradega olla. Nii et selles mõttes läks hästi, nii palju kui seda suve meile anti. Nautisid seda juulipäikest nii palju, kui oli seda? Juulipäikest ma nautisin tõesti, aga ma naudin ka seda septembri päikest praegu väga, nii et jah, tore suvi oli. Mis need seigad olid siis, mõned huvitavamad? Huvitavamad seigad? Tead, neid oli palju. Mul oli hästi ägedaid esinemisi see suvi. Ma esinesin Võnkel Hiiumaal, see oli mulle väga südamelähedane. Nublikum oli väga äge. Ja ma reisisin palju nagu üle Eesti, mis on alati kuidagi näed mingit paiku, kus varem pole käinud. Suve lõpus käisin Eesti mängu vaatamas Lätis ja mul õnnestus vaatamine seda mängu, kus Eesti võitis, nii et patriootlikkus lõi sisse kohe selle. No seal vist kuulsid üldse eesti keelt rohkem kui ühtegi teist keelt, et seda oli äge kogeda. Ma Lätti väga tihti ei satu ja siis õhtu lõpus käisime karaokebaaris ja laulsin acapellas Viina Inglit ja Meie meest. Et väga meeleolukas oli. Aga jah, kui sa küsid, siis mul kohe muidugi pea on tühi, aga võib-olla need mingisugused esmased sain sulle ette loetletud. Väga intrigeeriv juba sellest Viina Inglist rääkides. Minu arust see Triibupastaga featuring, see on nagu üks selle suve, ma ei tea, üks kuumimaid hitte vist sellepärast, et nii palju kui mina sain tähistada Jaane või muid üritusi, siis alati kõlas see playlistist läbi. Featuring või mitte featuring, iga tahes oli see bänger. Jah, ma just vaatasin üks päev Eesti top 50, vaatasin, et see on 3. kohale roninud. See on päris, ma ei tea, kas siis, kui see välja tuleb, siis see on see endiselt, aga sellel on mingi väga huvitav fenomen tõesti, et naljakal kombel on 100 roosi ka, mille ma kunagi siis, kui veel Triibupasta oma esimesed singleid välja lasi, siis see oli selline pooleldi naljaga, arutasime, kas üldse peaks seda albumile panema ja label vaatas ka korraks sellele loole otsa, ütles, et kindel, et paneme selle sinna ja nüüd see on mu kõige kuulatum lugu. Nii et kuidas sul muidu oli kaasa minna sellega? Sa vist väga nende roppustega ja rõvedatamate sõnadega ei lähe kaasa ise. Tead, see on nagu, ma ei ütle, et ma nagu igapäevaelus nagu mitte kunagi ei ropenda, aga jah, ma kuidagi olen lasknud neil oma soodu oma asja teha, et mul on õnneks jäänud enda sõna peale, et need minuga featuringid ei sisalda roppe sõnu, aga mul ei ole otseselt selle vastu midagi. Ma arvan, et Triibupasta on ehe näide sellest, et elu võib-olla ei pea alati liiga tõsiselt võtma. Et
et jah, mul ei ole selle vastu midagi, kuigi mulje on jäänud, ma tean, et sa võtad seda mingisugusest kontekstist, sest vist on kõlama jäänud kuskil ikka, et mul on selle vastu midagi, tegelikult mul ei ole. Ma lihtsalt, ma olen nagu rohkem lapsesõbralik artist võib-olla kui nemad. Või siis just raadiosõbralik, et rohkem läheks eetrisse. Äkki tõesti. Jah, aga ma ei ütle, et mul selle vastu midagi on. Et igal ühel oma vaba voli. Et kui Triibupasta kutsuks näiteks D3 või kuhugi esinema, et siis oleksid ka ei, kindlasti. Me pool suve selles mõttes ikkagi sattusime igale poole koos ja paratamatult mu laividel, kui lisaloo küsimiseks läheb, siis on Snapchatid on suurelt kirjutatud viinainglitega seal kohal, et jah, pigem on nagu äge fenomen neil, et ma elan neile täiega kaasa. Aga kui palju sa ise käid vabastajast mingitel festivalidel, kontserditel? See aasta oli väga palju kontserte juba Lauluväljakul näiteks. See aasta oli tõesti väga palju kontserte, kuhu ma ühelegi ei jõudnud. Ma muidu käin küll kontserditel ja mulle meeldib olla kultuurne. Ma võib-olla satun teatrisse isegi rohkem kui kontsertitele, aga lihtsalt võib-olla selle suve kontekstis võib-olla ise oled rohkem lava peal, siis sinna inimeste sekka ei sattunud väga palju, aga see on minu probleem. Aga kas sa laulu peale jõudsid? Laulu peale ma jõudsin selle üle, mul on tõesti hea meel, mul väiksed ennad laulsid, ma isegi laulsin laulupeo laval. Me kuidagi emaga, ma ei mäleta isegi, kuidas see juhtus, aga me sattusime ka sinna lava peale viimasteks ühendkooride laulmiseks, nii et jah, laulupeol ma eelmine aasta vist oli ka suur paduvihm ja siis ma sellepärast ei läinud, aga siis ma nutsin kodus, mõtlesin, miks ma ei ole seal. Et ikkagi peab ükskord elus vähemalt olema see bucket listis, et oled käinud Eesti suur ürituse. Seda küll jah, aga ma ikkagi laulukoori lapsena sinna ikka olen sattunud elus päris palju, et nüüd pigem on äge olla vaataja rollis. Kes su lemmikmuusikud on, kui võtta üle üldse, keda sa kuulad vabal ajal? See on selline huvitav küsimus, mult küsitakse seda tihtipeale ja ma viimastel aastatel olen suht mitu korda nagu vastuse võlgu jäänud. Ma ei saa öelda, et ma liiga palju muusikat vabal ajal kuulaksin, mis on võib-olla nagu veider, aga mingi aeg ma kuidagi tundsin, et muusika hästi mõjutas mind ja see, mis ma kuulasin, et ma kuulan jah seinast seina, ma kuulan hästi palju oma Discovery Weeklyt ja selliseid mingid suvalisi nagu lugusid, ma ei saa öelda, et ma mingit kindlat artisti tohutult nagu fännaksin või kuulaksin. Mulle meeldib väga Mall Grab ja Kettama ja hiljuti sattusin nägema Pink Pantheresi Tiny Deskis, oli väga tuus, oli lahe näha tema muusikat nagu siis bändiga esituses. Aga jah, ma olen selline veider muusikakuulaja. Ma võiks olla nagu jääda neid nimesid nimetama, aga ma kuulan suht palju sellist transi ja teknot ja mingit nipet-näpet head trummipassi kuulan ka. Seinast seina. Aga ooper käib ka läbi või? Ooper käib ikka läbi jah, vahel nagu selles mõttes perest mõjutatult ma ikka sinna ka satun ja ma naudin seda väga. Et jah, võib-olla mul oli sellel suvel kahju, et ma Flow festivalile ei jõudnud. Mul oli täpselt endal sellel ajal Treskis live, et võib-olla Charlie't tahaks tahtnud küll Flow'l näha. Flow festival on üks ägedamaid festareid, kus ma olen nagu varasematel aastatel käinud, et sellel oli väga lahe korraldus ja mingid üliägedaid artiste Muramasadest, Georgia Smithide ja Kendrick Kutani käinud seal vaatamas, et selles mõttes seda soovitan täiega, see on meile väga lähedal. Ja jah, ma kunagi nagu reisisin rohkem laivide pärast, et mul olid mingid oma lemmikud artistid, ma ei tea, Berliinis käisin Tom Mishi kuulamas kunagi, kui tema oma muusikaga alustas kuskil sellises underground gay-klubis ja Georgiat olen palju näinud, tema oli nagu vaieldamatu lemmik. Ja igastahes ma liiga pikalt jään sellest rääkima, aga jah, et ma kuulan nagu seinast seina muusikat ja viimasel ajal kuidagi on juhtunud lihtsalt, et ma liiga palju ei kuula. Ma panen pigem nagu taustaks väga palju muusikat, aga kuna ma hästi palju
jään mingitesse lugudesse väga kinni. Mulle meeldivad nagu mingid üksikud lood ja siis need meeldivad mulle nii väga, et ma lihtsalt kuulan ainult seda ühte sama lugu, siis ma üritan seda vältida, sest see kuidagi võib-olla ei ole väga okei. Mul on ka olnud niimoodi, et kui midagi hakkab väga meeldima, siis see jääbki kummitama ja lõpuks võib-olla tüdined ära sellest paari päevaga. Kontsertidest veel, sul on võimalus minna ka Lady Gagale, kui sa oled Lady Gaga fänn. Kuulsin, et tulevad Stockholmi oktoobris. Et isegi Swedbank tegi kampaaniat sellega, et on võimalik VIP-pilet võita vist. Lady Gagale ma läheks küll, tema on nagu megatuus, aga oktoober on ülihalb kuu. Palju asja. Ma ei teagi, kas see on kuskil sisehallis või väljas, aga arvata on, et piletitega vist on juba kehva lugu, kui hakata siin kuu. Ma nägin suvel, kõik käisid mingil Drake'idel ja Tate McRae'del ja asjadel, aga ma räägin, ma saan teada siis, kui on liiga hilja. Ei ole hullu, neid tuleb veel ka kindlasti ja ka mina ei jõua kõigile kontserditele või üritustele. Teeme väikse tagasivõtte lapsepõlve, et sa oled väga palju siin erinevates taskuhäälingutes ka rääkinud suhetest perega, eriti emaga võib-olla, aga ongi jäänud kõlama, et pigem on positiivsed suhted ja koduses perekonnas pigem helged mälestused, kui ma räägin õigesti. Aga mis oli nagu lemmiktegevused või hobid siis peale muusika või nagu millest arenesid su esimesed huvid välja, millega sa lapsepõlves tegelesid? See on siis enne teismeiga näiteks. Ma käisin suht paljudes huviringides, ma ei tea, balletist kuni mingite show-tantsude ja kunstiringideni. Et ma lapsepõlves ikkagi ma olin väga selline vaba hing, mulle meeldis väga palju igast toredaid asju teha. Hobideks, ma ei tea, kui sa nagu niimoodi küsid, mis ei ole seotud muusikaga, siis ma mängisin väga palju vanematega kaarte. Mulle üldse meeldib väga lauamänge mängida, et ma olen viimase aega üldse leidnud selle taas enda jaoks, et ma eelistan vist peol käimisele sõpradega lauamängude mängimist. Siseringis istumist ka just. Ja, et see on nagu väga meeldib. Milline su kooliteekond nägi välja? Kas siis midagi muutus või sa jätkasid ka sama rada? Kaardimängudega. Kaardimängudega eeskätt. Ei, tegelikult kooliaeg oli mul suhteliselt tihe, kuna ma käisin reaalkoolis ja siis ma mäletan, et äkki siis ma olin mingi 11, siis ma tegelikult juba alustasin Pipiga ja siis ega mu päeva plaan nägi suhteliselt selline välja, et ma läksin 8 kooli, ma läksin 11 kõrvalmai Estoniasse proovi, siis ma käisin vahepeal kuskil huviringides, mis mul nagu tollel hetkel alles jäi, oligi, ma arvan, äkki muusikakool ja siis mul olid õhtul nagu proovid ja siis peale seda ma läksin koju õppima, et mitte mul selle vastu ka tollel ajal nagu midagi oleks olnud, et mulle väga meeldis asju teha, võib-olla mu kooli õppeedukus nagu langes selle tõttu, et ma võib-olla reaalkoolis ikkagi tunnetasin seda, et ma ei olnud kõige pädevam siis või? Ma ei olnud kõige sellisem, kes seda siis nüüd öelda, kõige tublim õpilane. Et eriti kui asi puudutas nagu reaalaineid, siis mul oli nagu kehvasti, aga naljakal kombel ma käisin seal reaalkoolis ja sain oma asjad tehtud, aga jah, et ma käisin hästi palju huviringides ja ikkagi sõpradega ülejäänud aja siis olin ja vanematega. No kõlab tiheda rebimisena, juba siis enne teismeiga, saan aru? Jah, see oli siis, kui ma olin 11, aga ma ei tea, võib-olla ma ise seda nagu niimoodi ei mäleta, et ma kuidagi ei ole kunagi tundnud, et ma oleks tohutult suure mingisuguse pinge all. Et kõik oli justkui nagu tore väljakutse. Vanemad andsid mulle vabad käed, et selles mõttes ma mäletan, kui ma käisin balletis ja ballett on nagu koht, kus on hästi tugev distsipliin, võib-olla millele ma ei ole nagu liialt palju elus tahtnud alluda. Ja siis, kui me üks hommik balletti sõitsime ja ma isale autos nutma hakkasin, ütlesin, mul ei meeldi seal üldse käia, siis ega ma rohkem sinna ei läinud. Et vanemad pigem lubasid mul omasoodu areneda ja mingid muusikakoolide asjad, mis olid lihtsalt, et mu väiksed ennad käivad ka muusikakoolides ja see on selline meie pere traditsioon, aga ma lihtsalt arvan, et see mind täna toonud siia, kus ma olen.
et ma olen mingis osas väga tänulik, et mu vanemad panid mind väga paljudesse huviringidesse väiksena. Aga millised su hindad olid üldse tunnistusel? Hindad olid mul suhteliselt halvad, ma ei hakka valetama. Et võib-olla oma lemmikaineid ma ikkagi nii-öelda pusisin 5, aga ikkagi 3-4 olid mul ka tunnistusel. Need lemmikained olid loovained, kunst, muusika ikka? No muusika oli selline, et võib-olla seda ma ei saanud kunagi päris tõsiselt võtta, et see oli nagu selline pool muidu viis, aga mulle meeldis väga ajalugu, mul oli väga lahe ajalooõpetaja ja mulle meeldis ühiskonnaõpetus ja võib-olla loodusõpetus oli ka lahe. Et ma ei olnud nagu mega suur kooli fänn, aga mul olid omad lemmikud küll, jah. Koolis suusaveerandeid vihkasin südamest. Sain ükskord isegi gümnaasiumis suusaveerandi 2, ma ei käinud üheski suusatunnis, siis ma pidin suuliselt suusareegleid vastama või suusatamis mingisuguseid reegleid. Kuidas see suuliselt välja näeb? Tead, ma isegi ei hakka... Faktide peale. Seal oli, äkki ma vastasin üldse, seal olid mingid erinevad teemad, mida ma pidin siis pähe õppima, kuskil mingisugust, ja siis meil oli veel kehalise tunnis mingid poomikavad ja mingid sellised asjad, mis ma pidin ka tegema, see oli ka kohutav. Et mulle muidu trenni meeldib teha ja ma nagu olen üpriski aktiivse elustiiliga, aga võt kehalise kasvatuse tunnis. Et ma ei saanud kunagi aru sellest, kuidas õpilastele sai hindeid panna näiteks kaugushüppe järgi, aga ma olin klassis kõige lühem silmsega, et ma hüppan nagu vähem kaugust kui minust poole pikemad türukud, et siis see oli nagu ajaks alati väga naljakas. Aga võib-olla ma mäletan seda väga traumaatiliselt lihtsalt, et võib-olla tegelikult see ei olnud üldse midagi nii hullu. Aga kuidas need suusatunnid siis, kus need aset leidsid? Ikka pidid kesklinnast Nõmmele sõitma kesklinnas? Ma käisin gümnaasiumis, kus juures 32. keskkoolis, ehk siis Mustamäel ja sealt läks selline ühisbuss Nõmmele ja ma ei tea, kus ma olin sellel ajal, kui need tunnid toimusid, aga seal tunnis ma kindlasti ei olnud. Nii et jah, vastasin see küsimusele vist ka. Ma arvan, vastasid ära. Mingi suure ringiga. Mitte kõige meeldivam, aga kuidagi ümber nurga sai ja. See tegevus tehtud. Küsid, kas mul olid head hinded, et selles mõttes. Ma arvan, et igal inimesel on nagu mingid oma viisid, kuidas nad võib-olla kooliteed kogevad. Et võib-olla minu nii-öelda fookus oli alati nagu mujal veits, mida ma tagantjärgi vaadates võib-olla vahel on nagu kahju, aga kes neid Pythagorase teoreeme täna ikka mäletab. Jah, võib-olla matemaatikud vaidleksid vastu või kes... Ei, muidugi selles, ma ei taha kedagi solvata, aga lihtsalt see on hüpoteetiline. Mina jäin sellest rongist maha, et võib-olla sain elus keskenduda mingitele asjadele, mis tänaseks on mulle elukutse teinud. Mul on mõned inimesed, kes tahavad väga-väga teada, kes su childhood crush oli? Oi, Ivo Ukivi. Jah, see on päris veider vastus võib-olla, aga jah, Ivo Ukivi oli sellepärast, et ma vaatasin Kelgukoeri ja siis ta mängis seal uurija posti. Olin väga armunud, elasin tollel ajal Kohtumaja vastas, väga palju võtteid toimus seal ees ja siis ma sain aknast piiluda, kuidas nad filmisid. Ott Lepland oli ka mu suur lapsepõlve armastus. Mul oli isegi suur plakat. Mul mäletan vist kunagi äkki sugulane käis taga koos kooris ja siis jõuludeks kingiti mulle suur plakat, kus Ott kirjutas mulle, et imelisi jõule, kallis ingel. Ja siis see oli mul raamituna seina peal. Ja jah, ma elasin talle kaasa, kui ta Superstaris oli. Ma olin vist esireas äkki Linnahallis toimus tollel aastal siis, kui Superstar. ta esines Kuulaga? Ei, see oli nagu Superstari saade, mille ta võitis. Veel enne siis vist? Jah, veel enne Eesti Laulu. Ja siis ma olin seal eesreas, kui ta võitis, nii et see oli väga meeleolukas. Seised 2 härrasmest olid mu südame härrad. Mina olen ka Kelgukoertega üles kasvanud ja ei vaidle vastu üldse. Ma kus juures vaatasin algusest lõpuni uuesti nüüd kevadel ja seda ei saa isegi kuidagi kellegele kirjeldada. Et võib-olla Kättemaksu kontori esimesed hooajad ka kuidagi küündisid sinna, et ma mäletan, kui ma olin suur Ohtliku lennu fänn. Jah, okei, kui sa küsid, mis mu hobid olid väiksena, siis nagu krimisarjad, Eesti krimisarjad olid tõesti mu nagu suur favoriit mu jaoks. Et Ohtlikust lennust algas, siis Ohtlik lend lõppes ära ja siis ma mäletan, ma olin väga katki, vanemad ütlesid,
et tuleb uus sari Kelgukoera, et siis mõtlesin, see ei ole see. Ja siis hakkasid vaatama aga seda. Siis ma hakkasin vaatama ja siis seal oli juba see post, kes võitis mu südame. Ma mäletan, mul oli isa sõber kõrvetas kõik Kelgukoerte osad mulle plaatidele, nii et mul on kodus nagu vanemate juures. Wow. Ma arvan selliste CD-plaatide albumite kaupa Kelgukoera hooaegasid, nii et ma olin tõeline fänn. Sa saaksid oma lastele või lapselastele kunagi edasi? Kindlalt, meil on kohustuslik vaatamine. Video või meediatunnid siis nii öelda. Jah, selle Kelgukoertega huvitav fenomen, et siis kättemaksukontori Maarjum Pärn justkui kandus sealt edasi, et siis oli omakorda huvitav juba kolmandat seriaali. Ja tegelikult ka Rein, kes oli ju ka ohtlikus lennus kunagi. Jah. Kandus ka edasi. Oli vist ka šef ehk siis juht. Ja minu jaoks on tegelikult küsimus ka kättemaksukontorile, et miks, kui nüüd Rita Leitpalu läks kättemaksukontorisse, täiesti missed opportunity minu arust. Võib-olla seal on mingi õiguste küsimus, aga võib-olla oleks uuesti vaatama hakanud kättemaksukontorit, aga... No ja siis see ka, mina mäletan lihtsalt ka puhtast kogemusest, et kuskil seal esimeste kätteka hooaegade juures ka Rita mängis. Ja hiljem ta tuli siis detektiiviks, et kus see siis nagu see on muidugi see, et... jookseb, aga see on muidugi see, et nad ei näe ette aastakümneid on ju, et... Ja hooaega vist on ka küllalt palju ja võib-olla see vaatajaskond ka on ajas muutunud. See on see küsimus, et kust lõpeb see piir, et kui ohtlik lend ja ma ei tea, kas niivõrd Kelgukoerd, aga kui ohtlik lend oskas lõpetada õigel ajal, et siis see väärtus nemad lõpetasid vist ikkagi natukene liiga vara, aga Kelgukoerte puhul nemad tegid selle peategelaste switchi ja siis mina mäletan ka ja siis ma ei suutnud üldse mõista, et mis mõttes siis... Ei, ma ei vaadanud peale seda edasi. Mul oli nagu, mu eluarmastuseks minema sealt mul rohkem... Et minu jaoks keegi tuleb mängima minu eluarmastuse rolli. Posti ja Köstad tulevad täiesti uued inimesed mängima ja siis... See oli šokeeriv ausalt öeldes, aga kõike head ei saa elus korraga. Tõsi. Võib siis öelda aga, et sinu kodune keskkond on kujundanud sind kui inimest, kes sa täna oled. Kindlasti. Kõik need tegevused ja hobid perega. Ja perega ma olen tõesti väga lähedane. Me kuidagi naljaga kutsume ennast selliseks Itaalia perekonnaks, et me oleme küllaltki emotsionaalsed ja meil kodus nagu väga midagi ütlemata ja väljendamata ei jää, et kui on palju rõõmu, siis väljendub see rõõmus ja kui on kurbust ja viha, siis see väljendub ka ja kuidagi et ma arvan, see on andnud mulle sellise mingisuguse artistlikkuse ja oskuse ennast väljendada. Et ma arvan, et see on ka inimsuhetes väga oluline, et inimesed on küll hästi erinevad, aga ma arvan, et see on kindlasti väga palju mulle juurde andnud elus. Tulime ka muusikast rääkima, ei saa üle ümber muidugi. Räägin ju artistiga siin ikkagi. Just vaatasin ka natukene fakte sinu debüütsinglist, kui nii võib öelda, siis Orange Sky, sellest on juba peaaegu 6 aastat möödas. Sinu albumist Iseendale samamoodi on juba natukene aega, et oled sellise nii-öelda teekonna läbinud ikkagi. Kuidas sa kirjeldaksid nagu seda stiili ikkagi, mis sa teed? Sul on nagu segu minu arust transist, tehnost, tantsumuusikast, et nagu vist ka võib öelda seinast seina, siis nagu need põrkuvad. Küllaltki vist jah. Selles mõttes me vist nagu enne seda, kui me Boybiga albumit tegime, siis ikkagi ma olin ise väga suuresti trummi ja bassi enda jaoks avastanud ja siis kuidagi sellest tulenes see album, et ma ise kuidagi arvasin, ma jään trummi ja bassi edasi tegema, aga siis kuna meil tekkis meeletult äge klapp Boy Pepperoniga, siis meie eesmärk oli siis taas elustada eestikeelne tantsumuusika, et meid väga inspireeris selline mingi 90ndate sound ja uue ja tekno ja trans, siis et me kuulasime tollal ajal väga palju sarnast muusikat ja sellepärast võib-olla meil oli väga kerge seda luua. Ma ei ole küllaltki sildistanud vist muidugi enda helikeelt, et ma jätan endale selle vabaduse
et ma kindlasti vist teen nagu tantsumuusikat ja see on kuidagi mul endale väga oluline, aga ma ei väida, et see ajas ei muutu, et ma võib-olla ei ole tahtnud ise ennast sinna kasti panna ja kindlasti sõltun ka väga produtsentidest, kellega ma koostööd teen. Et ise vist võib-olla ei taju seda kuidagi enda kõla, aga see vist paratamatult on nagu hästi tugevalt mulle nagu ümber tekkinud, et see on pigem jah, võib-olla nende produtsentide öelda ja teha. Sa küsisid jah, et kuidas ma ise kirjeldaksin oma muusikat. Jah, enam-vähem. Aga kui sa saaksid ise otsustada, kas sa läheksid selle switchiga kaasa, et sa teeksidki nagu täiesti äärmuslikult näiteks mingi räppi, mingi rockloo, või kas sul nagu on mingisugused äärmusi ka, mida sa oled mõelnud, aga sa ei ole teinud nagu selle raadio pärast, et mis raadiosse võiks minna? See mind vist kunagi eriti väga kõigutanud ei ole, et raadiomuusika on ka aastatega nagu väga muutunud, et kui ma tegin esmalt inglise keeles muusikat, siis ma üldse olin sellise mingi garaaži ja R&B mõjutustega väga suuresti ja tegelikult ma üldse ei plaaninud eesti keeles mussi teha, kuni ma kohtusin siis ühtede produtsentidega, kes ütlesid, et aga proovime, et teeme poppi. Tollal ajal siis Sinust lahti ei saa oli väga selline minu enda jaoks mingisuguse Dua Lipa pop soundiga ja raadiotele väga meeldis see muss, mis ma tegin, aga ma ei saa öelda, et ma ise seda nagu tohutult nautisin. Et see võib-olla aitas mul nii-öelda eesti keeles ennast otsida ja jõuda sinna maale, et mu muusikat mängiti raadiotes. Aga ikkagi jah, kui ma oma esimese albumi tegin, siis ega mul mingisugust lootust, et mu muusikat raadiotes mängitakse, ega esimest albumit tegelikult keegi raadiotes väga ei mänginud, kuni lõpuks tuli endale, mis jällegi ei olnud nagu trummi ja bassiga üldse seotud, et ta oli ka pigem selline tantsumuusika laadne. Aga pigem jah, et võib-olla labeli poole pealt nemad aitavad nagu suunitada mingeid raadiosingleid, aga ajas selles mõttes, et siis kui nagu räpp juba tuli suuremalt Eestis nagu lainena, siis tegelikult muutus ka nii-öelda see raadio eelistus. Et keegi kunagi ütles ka, et kõik rääkisid, et on meil mingi mõmina räpi laine, aga tegelikult kõik inimesed ütlesid, et see ei olnud nagu laine, et see tuli, et jääda. Ja siis nüüd ma tunnen ka, et raadiod on nagu väga palju leebemaks muutunud, et pigem aksepteeritakse igat erinevat kõla. Et ma ei saa öelda, et jah, et ma ei ütleksin mingisugusele rockile, võib-olla räppi ma tõesti kunagi ei teeks, sest ma just arvan, ma olen selles väga halb. Ei ole seda kiirust ja riime või? Asi isegi ei ole kiiruses, aga ma võib-olla ei ole nagu nii suur sõnasepp, et ma arvan, et räppima peaksid need, kellel on midagi olulist öelda. Ikkagi mingi sõnum, mitte lihtsalt mõmiseda võib-olla sõnu. Tead, see on ka suhteline, võib-olla mõned mõmisevad lihtsalt suvalistest asjadest ka väga hästi, aga ma lihtsalt ise isiklikult arvan, et jah, seal peab mingisugune taust ja mingisugune põhjus olema. Aga et igaüks loob oma kunsti selle lüürikaga. Ja seda ka, ega selles mõttes ma ei olegi keegi ütlema, kuidas keegi midagi tegema peaks, aga võib-olla ma ise lihtsalt olen kuidagi artistlikus suhtunud niimoodi, et see peab ikkagi peegeldama sind ennast või seda mingit persooni või seda mingisugust sõnumit, mida sa edasi tahad anda. Et minu jaoks Ann Marlen ikkagi on väga suuresti olnud mingisugune versioon minust, mida ma võib-olla niisama ei olnud ja ta aitas mul nagu peegeldada seda, kelleks ma alati tahtsin saada. Aga jällegi, inimesi on palju ja väga erinevaid. Aga see Ann Marleni tegelaskuju ei arenenud ju vist SoundCloudist välja, et kui sa rääkisid mõmina räpist, siis väga paljud leidsidki SoundCloud endale esimese kohana, näiteks kui mul Sam rääkis, siis tema ju puhtalt katsetas seal, aga sinul tuli nagu, sina katsetasid nagu teistmoodi YouTube'is siis või? Vist ikkagi Spotify'ga tuli oma ingliskeelse lüürikaga just, jah? Ma vist võtsin seda tollal ajal kuidagi pooleldi nagu väga tõsiselt ja pooleldi niimoodi väga hobi korras. Et võib-olla tollal ajal, meil ei olnud nagu TikToki otseselt ja see nagu, mul on isegi naljakas nagu tagasi mõelda sellel ajale, kui ma nagu oma manageriga oma esimesed lood üles panin ja just
hiljuti vaatasin enda mingisuguseid vanu storysid, mis ma olin umbes Orange Sky oli välja tulnud, siis mul oli aasta peale oli 1,3 tuhat striimi siis nagu inimeste poolt ja ma mäletan juba tollal ajal ma olin nagu meeletult tänulik tegelikult, et minu jaoks üldse see, et keegi kuulas muusikat, mida mina lõin või resoneerus mingisuguste mõtete või tunnetega, millest ma rääkisin. Et mulle vist alati väga lihtsalt meeldis see kunstiline pool üldse nagu muusika tegemisel, et võib-olla kui see oleks olnud lihtsalt muusika, siis see oleks olnud mu jaoks nii eriline kui see, et seal juures on mingisugune selline kuvand ja imago ja mingid muusikavideod. Et see oli mu jaoks mega oluline ja nüüd nagu näha seda numbrit hoopis nagu suuremana, et see tänulikkus ja õhin on ikka mul täpselt samasugune. Et ma arvan, ma ei ole kunagi seda otseselt sellepärast teinud, et ma tohutult tahaks nagu teiste inimeste pärast muusikat teha, vaid see on olnud mu enda mingisugune südamasi. Sinu sõnad on siuksed võib-olla empaatilisemad, räägivad isiklikest kogemustest, miks mitte sotsiaalsetest probleemidest, ühiskondlikest probleemidest, poliitikast? No me jõuame ikkagi tagasi sinna, et ma võib-olla ei ole nagu eriline sõnasepp. Ma ei oska võib-olla, no mitte ma ei oska, võib-olla asju saab õppida ka, aga minu jaoks jah, muusika on pigem selline isiklik teekond, et ma olen rääkinud sellest nagu paljude inimestega üldse arutanud lüürika koha pealt, et mul oli vahepeal mingisugune aeg, kus ma üldse ei kirjutanud muusikat peale siis Eesti Laulu, et Peegel sai valmis ja selle ma andsime välja ja tuli ka mingist vanast lüürikast, mis mul oli ammu sahtlis istunud ja kuidagi juhtus lihtsalt. Aga siis ma ikkagi pool aastat olin suhteliselt sügavas masenduses, sest mul ei olnud nagu midagi väga öelda. Ja siis me oleme nagu arutanud, et tore on ka võib-olla lüürikat teiste inimestega koos kirjutada, neid piire nagu katsetada. Aga jah, võib-olla nagu ma tunnen ise, et see on nagu väga minulik rääkida asjadest, mis mu enda sees nagu läbi käivad. Et võib-olla ma ei oskaks kunagi esitada muusikat, mis ei ole nagu otseselt minu kirjutatud või minuga kuidagi seotud. Et inimesed kirjutavad ka muusikat nagu erinevatest kohtadest. Aga võib-olla jah, poliitikat ja mingid selliseid teemasid ma lihtsalt need ei resoneeru nagu minu enda loomingulisusega. Tekitavad konflikti võib-olla. Ja võib-olla need ei ole ma jaoks nii olulised, et siis, sellisel tasandil nendel teemadel rääkida. Jah, et siis kujutaksid võib-olla räpparina ka ennast rohkem ette. No võib-olla kuidas sa Eesti Laulu arengu kohalt tunned, et esimene kord, kui sa olid 2022, siis ei saanud edasi sinna poolfinaali või finaali, aga nüüd sel aastal tuli suur hüppe, et kuidas sa tunned, et see areng siis aitas kaasa sul üldse muusikas? Tollel ajal, ma räägingi, ma tegin ikkagi muusikat võib-olla, mis ei olnud päris selline minu kõlaga, et tollel ajal ma olin päris enesekindel, et naljakas oli vaadata seda nagu isiksuse erinevust ka nagu aastal 2022, kus ma ei tea, võib-olla noorena sa märkad oma esimesi mingid muutumisi nagu hästi drastiliselt ja siis ma jah, kuidagi olin tegelikult väga löödud, et ma tollal aastal ei saanud edasi, mitte isegi nagu kontekstis, et ma arvasin, et ma oleks tohutult pidanud saama, aga lihtsalt võib-olla see purustas ma jaoks mingisugused unistused, milles ma olin ise nagu nii kindel. Aga nüüd, kui ma tagantjärgi vaatan, siis ma ikkagi, ma veits võib-olla arvan, et ma ei oleks seda lugu suutnud isegi niimoodi esitada, et see oleks nagu väga väärikas jäänud. Et minnes sellel aastal looga, milles, mitte ma ei olnud enda nagu, loos siis nagu külmas kindel, aga ma lihtsalt ise arvasin, et see on nagu väga niši lugu ja kui teda valiti, siis ma pigem tundsin ennast sellise nagu väga nagu teissugusena, et mul ei olnud see lugu selline klassikaline eurolaul ja ma mäletan, ma nagu meeletult pabistasin selle pärast, et see lugu tuleb välja ja et kas üldse inimestele meeldib ja peale seda kõike kogeda seda armastust, mis ma tänu sellele loole olen saanud, et mu elu muutus peale Eesti Laulu meeletult. Et kui sa ütled, et ma olen 6 aastat oma muusikat teinud, siis see areng on mu karjääris nagu alati toimunud, et kuidagi asjad on läinud alati ülespoole, et mul on elus
ma olen hästi palju pingutanud oma karjääris, aga mul on ka mingit asjadega meeletult vedanud, et mul on olnud väga lahedad koostööd erinevate artistidega ja mul on tänu sellele väga palju arenenud ja õppinud ja selles mõttes, et mul on väga äge tiim olnud alati, kellega asju koos teha. Aga see hüpe jah, ikkagi peale Eesti Laulu oli väga metsik, et see on andnud mulle tohutult palju võimalusi ja jõuda üldse Eestis kõikide inimesteni. Et ma olen ülitänulik selle eest. Ja sinu singel Peegel, seda ma olen ka kuulnud hästi palju juba raadiost. Kas see on sinu lemmiksingel ka? Tead, naljakal kombel, see on mu lemmik video minu lugudest. Aga mul on kombeks tohutult armuda oma lugude esimestesse demodesse ja siis ma ei suuda sellest esimesest demost kuidagi nagu väga lahti lasta, aga siis meil selle looga oli päris palju nii-öelda toimetamist, et me kirjutasime seda koos siis alguses Boy Pepperoniga ja siis sinna tuli veel Hür, kes on mu labelis ja Kohver, kellega koos me seda nagu mudisime päris pikalt. Ja võib-olla kui see lugu välja tuli, siis ma olin seda esimest demo nii palju kuulanud, et see nagu viimane versioon võib-olla ei, jah, ma alati saan nagu kommentaariks seda, et ma ei tohi oma lugusi ribadeks kuulata enne seda, kui need välja tulevad, aga sellega võib-olla oli selline kogemus ja siis nähes, et väga paljud inimesed kuulavad seda lugu, siis see lugu on kuidagi teistpidi saanud mu jaoks väga nagu olulise tähenduse. Armastus on tulnud tagasi siis kuulajaskonna kõike, jah. Kuidas see produktsioonitöö teil välja näeb? Kas sina lööd ka kampa, selles mõttes jagad ka mingisugust näppu näited või Boy B, teised miksivad, teevad rohkem ikkagi selle põhiosa ära? Põhiosa ikkagi teeb Boip, jah. Ja teiste produtsentide puhul ka, et ma suhteliselt palju usaldan, kuigi ma õppisin aasta aega muusikaproduktsiooni, ma saan küllaltki palju aru, mis seal toimub ja ma oskan nagu võib-olla juhendada palju ja väljendada võib-olla seda, kuidas ma mingeid asju nagu tahaksin näha, aga Boibi puhul on see, et ma usaldan teda nagu jäägitult, mis on ka jällegi nagu mingis osas veits nagu probleemne, et mul on hästi raske olnud teiste inimestega koostööd vahepeal teha, sest ma lihtsalt kuidagi Boibiga tehes mul ei ole kunagi mingit hirmu, et see lugu mulle ei meeldiks või et on mingid asjad, mis ei jõua päris selle nagu viimase nagu nii-öelda tulemuseni siis. Et ma tema puhul alati nagu tunnen, et me kuidagi räägime väga samas keeles, aga kuna tal on päris palju tegemist, siis see on sellisel heal kombel mind nagu sundinud tegema teiste inimestega koostööd ja muus singel, mis mul välja tuleb varsti, siis see on Markus Paloga koos tehtud ühes laulukirjutamislaagris. Palo on minu ühe esimestest siis ingliskeelsetest lugudest, tema on siis selle teinud Golden ja lahe oli temaga uuesti stuudios istuda, et selles mõttes jah, Boip on väga suuresti nagu mu soundi loonud, aga et mille, ma arvan, et see on nagu väga positiivne ka, et ma olen kuidagi saanud mingi oma kõla ja siit edasi teiste produtsentidega teha on ka väga tuus, aga jah, et ma usaldan selle enda kätte, ma ei ole ise eriline produtsent. Jääd kindla peale. Aga kuidas, kui tuled stuudiost välja, kuidas sul lava peal esinemisega on? Tunned sa veel vabamalt siis, et sa saad nagu esitada lõpuks seda, mille kallal sa oled vaeva higi valanud? Ma olen selles ka vist nagu aastatega arenenud. Naljakal kombel on see, et kui sa muusikat välja annad, siis ega minu jaoks ei ole need enam selles mõttes, teiste jaoks on need uued trackid, siis iseenda jaoks ikka esitad nagu mingid lugusid, mis on juba tehtud. Et siis jah, kuidagi näed oma muusikat ka arenemas ajas, et laividel ma pigem olen õppinud nagu väga enda muusikat nautima ja leidma võib-olla ennast artistina. Et kunagi, kui mul väga palju laive ei olnud, siis mu muusikal oli nagu hoopis teistsugune tähendus. Et nüüd ikkagi, kui sa esined inimestele ja näed oma mingisuguseid enda arvates väga underground lugusid, mida inimesed kaasa laulavad, siis see on ikkagi väga, väga eriline tunne. Et võib-olla sellel suvel ma tunnen, et ma olen jah hästi mina olnud laval. Et pigem on see kõige nagu nauditavam asi jah, võib-olla laval lõpuks neid lugusid esitada. Ikkagi minu jaoks sinu see koostöö Boy B-ga,
kus te tegite selle emotsionaalne, mis oli elektromuusika versus siis Külm ja Peegel ja see sinu signatuuriga võib-olla lood, albumid. Et minu jaoks on üks pool ongi siukene konkreetne nagu tantsumuusika, teine, mis toob nagu rohkem hinge esile. Aga kuidas sul on nagu, sul pole vahet, et kumba sa rohkem mängid laivis? Kas sul sõltub just nagu sellest seltskonnast ka või kellele sa mida esitad täpselt? Tegelikult mitte. Naljakal kombel me unistasime Boybiga kunagi, et kui me album välja tuleb, siis me tahtsime kõnetada enda vanuseid ja endast nooremaid ja enda vanemate vanuseid ja mingil ägedal kombel tõesti mu kuulajaskond on, ma ei tea, 5-aastastest lastest, võib-olla väiksematestki kuni, ma ei tea, 60-70 aastaste meeste ja naisteni, et see on tõesti, et ma väga ei vali oma muusikale nii-öelda kohta, aga kindlasti hetkedes on mingid lemmikud inimestel, et vahel muusika, mida võib-olla kõik ei tea, siis seda on nagu keerulisem esitada, aga kui sa näed, et eesreas on mingisugused kuulajad, kes on tulnud võib-olla tõesti just iseendale albumit kuulama, et siis aga jah, et ma üldiselt ei vali nagu aega ja kohta, küll meeldib alati kõigile ja Peegel on ka selline mingi lahe fenomen, et ma ise kunagi arvanud, et see laividel nagu niimoodi toimiks või et üldse nagu raadiosettingus ka, et võib-olla hitti on hästi raske nagu ennustada ja kuna tänapäeval ikkagi hästi palju tehakse eesti keeles muusikat, et siis neid hitte on nagu on küllaltki nagu vähe, et võib-olla mingi Germo Mureli näitel ja Triibupasta näitel ja võib-olla Pushiti näitel on ja, aga et lihtsalt nii palju toodetakse muusikat, et võib-olla neid hitte ongi nagu üksikuid, aga lihtsalt enda muusikas seda nähes, et ise kuidagi ei oska ennustada ja siis rahvale täiega meeldib, et siis on nagu väga äge. Ja sina ei konkureeri üldse nendega? Just nagu Germo Murel ja Triibupasta liikmetega? Ma ei konkureeri vist kellegagi. Mind ei ole see konkurents kunagi väga eriti... Ma ei saa öelda, et nagu huvitanud, aga lihtsalt ma arvan, et ma ei ole muusikat tegema tulnud selleks, et olla kellegist parem või olla kellegist halvem, et ma teen muusikat seepärast, et mulle meeldib muusikat teha ja mu jaoks on üle kõige nagu oluline see, et need inimesed, kes peavad leidma mu muusika, siis nad leiavad selle ja naudivad seda ja see on, siis mul on süda rahul. Suurepärane sõnum. Aga kui palju tuleb hirmu ja ärevust ikkagi isiklikus elus? Kas võitled ikka mõnega neist? Jaa, selles mõttes, et ma just mingisuguses podcastis käisin ka rääkimas ja siis ma umbes julgesin moka otsast öelda, et ma olen üpriski ebakindel inimene ja ma olen väga emotsionaalne ja siis intervjueer hakkas naerma, ütles, et välja küll ei paista. Ei paista tõesti välja, et kõik, sellega on nagu täiega pekkis, sest ma lihtsalt... kõik, mis sa mainid, see on nagu nii sihikinnalt läbi mõeldud ja tegutsid. Jah, ma ei tea, võib-olla ma siis kuidagi olen õppinud seda väga nagu maskeerima, et ma olen nagu üpriski nagu ärev inimene tegelikult. Võib-olla jah, ma ei näita seda väga välja, sest ma olen nagu suure taluvusega ka mu sees, nagu et võib-olla kõige lähedasemad inimesed nagu näevad neid hetki. Aga jah, võib-olla Eesti Laul oli minu jaoks nagu üks kõige hirmsamaid kogemusi üldse. Suur lava, meedia, publik, kõik on ümber. Et nagu see on mingisugune tunne, mida sa ei oska, nagu, et ma ei karda otseselt meediat, ma ei karda ka suuri lavasid ja ma ei karda ka publikut ja ma ei, võib-olla otse-eeter oli ainuke asi, mida ma nagu tohutult pelgasin, lihtsalt see, et võib-olla laivi kontekstis mu aju on nagu niimoodi kuidagi töötab, et mul on hästi oluline selline perfektsus ja ideaalsus on ja mis ei ole üldse inimlik, aga see lihtsalt käib muga kaasas ja ma hästi palju nagu võitlen sellega, et see ei ole nagu kõige olulisem. See paratamatult kripeldab algajatel või esimese aasta artistidel, ma olen aru saanud ka. Et see on nagu... võib-olla siis see tuleb mu mingist väga pedantlikust nagu iseloomust, aga lihtsalt võib-olla otse-eetris sa ei jõua nagu väga, et see 3 minutit ka, kui ma nüüd nagu tagantjärgi mõtlen, et ma nutsin hüsteeriliselt nagu enne Eesti Laulu, sest lihtsalt ma nagu nii väga kartsin.
ja siis mul nagu ümber on inimesed, kes ütlevad, et sa oled terve elu laulnud, sa oled terve elu suurtel lavadel olnud, sa oled nagu teinud nii palju asju, et mis see siis 3 minutit minna sinna lavale ja laulda ära. Aga seda tunnet sa ei oska kellelegi kirjeldada, et ma võin nagu öelda endale, ma ei tea, iga õhtu enne magama minekut, et ma saan hakkama, ma olen mega tubli ja ma lähen sinna lavale ja mul on selline hirm, et ma mõtlen, et ma hakkan kohe oksale. Ja nagu, ja sa ei oska seda kellelegi nagu seletada, aga süda puperdab niimoodi, et nagu et see on nagu meeletult ebameeldiv tunne, aga lihtsalt kui sa selle ära teed ja siis mulle nagu sellised ületamised elus väga meeldivad, et see kindlasti andis mulle väga palju julgust ja seda kõike juurde, aga ma kogen küll tõesti mingit ärevust ja üldse nagu just pinge all ma nagu talun palju pinget, aga ma olen samal ajal nagu täiesti losing my mind, sest ma lihtsalt jah. Aga kus ikkagi see fraas nagu on tulnud või selles mõttes see tuli ERR-ist, aga et tunned, et võid rahulikult südamerahuga muusikat teha, et kus see nagu jäädavaks jäi siis? Et südamerahu on? Jaa. Tead, seal on hästi palju erinevaid tegureid. Et see mingisugune nagu tahe, ma ei tea, ise endale tõestada nagu mingisuguseid asju ei ole nagu kuskile kadunud. Et ma nagu, mida kaugemale ma oma karjääris jõuan, siis sa ikkagi kuidagi tahad alati nagu ületada oma eelmiseid asju ja ma ei saa seda nagu otseselt südamerahuks kutsuda. Aga võib-olla just see muusika, mis ma loon, ma luban sellel nagu olla selline nagu ta on, et ma ei lähe stuudiosse kunagi hitti kirjutama või et ma ei lähe kirjutama laulu, et veel kuulsamaks saada. Et see on võib-olla minu jaoks nagu südamerahu. Et ikkagi, kui sa nagu alustad muusikas ja võib-olla ma ei võtnud seda kunagi nagu nii tõsiselt, et üldse arvata, et ma kunagi olen siin, kus ma täna olen. Et võib-olla ma räägin sulle hästi konkreetselt nagu mingisugustest asjadest, kus ma oma karjääris olen ja võib-olla sina näed nagu väga konkreetselt mind nagu Ann Marlenina, aga mina sellest nagu tegelikult mitte kunagi aru ei saa, sest seda on lihtsalt hästi raske nagu ise endal, et ma arvan, kermamurel ei mõtle ka igapäevaselt sellele, et on kermamurel või ma ei tea, Nublu ei mõtle, et on Nublu, et ma arvan, et see ongi nagu selline hästi huvitav nii-öelda kontseptsioon artistidest. Et ja seal keskel võib-olla jääda truuks sellele, et sul on maailmale midagi öelda. Et ma usun, et mingis osas see on ikkagi väga suur kingitus luua ja kõnetada läbi oma loomingu inimesi. Et võib-olla sealt tuleb see südamerahu, et ma tunnen, et ma vähemalt teen õiget asja. Et mu muusika kuidagi võib-olla loob mingisugust muutust. Ja see on tore, kui sa seda näed, siis on ju palju meeldivam ka kõike luua ja kindlasti peletab see võib-olla ka seda hirmu ja ärevust natukene, et kui sa ei mõtle asja suureks kohe. Kindlasti, aga ärevusel on, kui sa eelmise küsimuse juurde tagasi tulles, et nagu ärevust mõjutavad väga paljud erinevad asjad ja ma lihtsalt oma elus vist väga palju nagu kogu aeg jõuan sinna maale tagasi, et ikkagi saad aru, mis mulle seda ärevust tekitab, et seda ärevust paratamatult ei tekita see loome, vaid võib-olla mingi nagu viis, kuidas sa elad. Millist rolli mängib sotsiaalmeedia? Sest sotsiaalmeedias on ju jõuame ka välja doomscrollimiseni ja ka tähelepanu epitsentrisse ja kõik, mis sealt vastu peegeldab. See on väga suur probleem austaldes ja see on nagu eelkõige nagu psüühilisel tasandil, see on nagu tegelikult väga õudne. Ja et ma ei ütle, et ma nagu väga hea nagu näide olen sotsiaalmeedia kasutajana, et see ärevus, mida võib-olla mitte keegi mitte kunagi näe, jah, võib-olla kõige suuremat ärevust ma kogen läbi selle, et mul istuvad pildid ja postitused nagu valmis draftsides, aga ma olen nagu nii mingisuguses oma mullis kinni, et mul on vaja, et kõik oleks ideaalne ja selline poleeritud nagu välismaailmale ja ma arvan, et see ei ole nagu üldse päris ja seal kõrval mulle meeldibki selline mingi robustne nagu laivi kontekst, kus sa oled kõigile väga lähedalt nagu näha ja ma olen õppinud hindama seda poolt. Et aga seal on igasuguseid asju nagu sotsmeedia kindlasti mängib väga suurt rolli ja meil kõigil on kindlasti meeletu sõltuvus ja
ja ikkagi endale nagu meelde tuletada, et võib-olla toidulaua ääres ja voodis enne magama minekut ei peaks telefonis istuma, et lihtsalt olla nagu hetkes. Aga seal on igast muid asju, et võib-olla ennast tuleb liigutada ja tervislikku toitu süüa ja täisealistele mitte liiga palju alkoholi juua ja igast, noh. Et seal on neid nagu nüansse on meeletult palju, aga ma olen lihtsalt, mul on mingisugune missioon endaga nagu jõuda sinna, kus ma suudan nagu hetkest ka rahu ja rõõmu tunda. Aga kas sa uudiseid loed ka vabast ajast? Ikka, aga nagu ka sinna tasandini, et mul on väga empaatiline. Et näiteks kõik konfliktid ja sõjainfo, see on kohe out, kui see tuleb sulle ette? Ma ei ole nagu, ma ei taha nagu tunduda nii-öelda arrogantne ja et mind ei huvita. Ja eks ma nagu hoian kursis ikka ennast. Aga võib-olla liialt ma enda sisse nagu mingisugused asju ei saa lasta, sest ma elan nagu teiste inimeste võib-olla muresid ja probleeme ka väga sügavalt nagu, ja isegi võib-olla mitte nagu väga välja nähtavalt nagu läbi. Et ma ei tea, ma võin hommikul oma koeraga jalutada ja keegi kõnnib mulle vastu ja ütleb, et mina ei taha, et sa minu koeraga umbes kontakti tuled, siis ma võin seda ka nagu väga isiklikult võtta. Kuigi mis iganes põhjused sellel inimesel võivad olla selleks, aga ma võtan nagu asju väga südamesse, siis on omad viisid, jah. Jah, ärme liiga sügavale nüüd lasku, aga paratamatult on jah neid asju. Kas sa jätkad näitamistega ikka nii kaua, kui jaksu on? Et Pipi on sinu lemmikkarakter, nagu ma aru saan ikka. Ta on mu lemmikkarakter, jah, paratamatult vist. Jah, järgmine etendus on 1. oktoober. Ootan väga. See on selline mingi vahepeatus alati. Aga näitlemine on jah tõesti võib-olla asi, mida ma nagu liialt palju nagu viimastel aastatel peale Pipi ei ole väga kompida saanud. Aga mine sa tea, et ma olen nagu väga avatud elus nagu kõigele. Et ma arvan, elu viib mind sinna, kus ma pean minema. Kas sa näed, et sa lähed õppima ka edasi midagi? Jaa, ma tahaks küll õppida. Ma tegelikult tahaks õppida sisekujundust. See on mu mingisugune südameasi, et võib-olla kui ma laulja ei oleks, ma oleks sisekujundaja. Kas sa ei ole maininud, et sa kandideerisid EKA-sse? Jaa, ma kandideerisin sisearhitektuuri ja ma ei saanud sinna sisse ja ma olin jällegi väga löödud, et ma sinna sisse ei saanud, sest ma arvasin, et see oli nagu mulle mõeldud, aga siis seal oli ikkagi nagu ka tugev vestlus nagu teemal, et kas mul oma nagu töö kõrvalt on aega pühendada koolile ja siis ma ütlesin väga nii-öelda veendunult, et mul kindlasti on selle jaoks aega, aga kui ma hiljem nagu tagasi mõtlen, et mul oli Eesti Laul, mida ma tollel hetkel ei teadnud, kui ma sinna kandideerisin tulemas, et siis ma oleks kindlasti jälle olnud koolis õpilane, kes ei ole kõige parem oma tulemustega, et siis võib-olla elul ikkagi on kombeks asjad ise paika panna ja siis tagantjärgi analüüsides, et võib-olla sisearhitektuur ei olekski olnud see, vaid võib-olla üldse sisekujundus. Et mulle meeldivad väga ruumid, mis on väga esteetiliselt ilusad. Häid teadmusi või loovust on alati juurde vaja. Aga loomingus, kuhu sa näed, et võiksid veel jõuda tulevikus? Loomingus mul on ikkagi väga palju mussi peale seda põudu, mis mul siin vahepeal muusikas oli ikkagi sahtlisse tekkinud, et mingi selline albumi plaan on kuskil sügaval sisimes. Ma ei tea täpselt, kuidas ma seda nagu nii-öelda kokku panen, et mul on sellises kahes kõlas nagu muusikat, et ma veel nuputan seda välja. Ja ma ei teagi, ma väga palju ei planeeri, ma üritan elada hetkes ja nautida seda. Sügis on üpris töine, mis on mega tore, ma veel ei saa sulle rääkida, aga jah, üks äge projekt on tulemas, millele mu enamus nii-öelda energia praegu läheb ja uus singel tuleb välja ja suur live tuleb jah, et soolokontsert sellel sügisel 2. oktoobril on Graalis ja tulevad laserid ja väga ägedad visuaalid ja ma olen selle pärast väga elevil, et jah, palju ägedaid asju ja toredaid selliseid
nüansse, aga jah, sellised plaanid. Save the date, jah. 2. oktoober, siis teate, kuhu minna. Kujutaksid ette ka, et sinust tehakse kunagi näiteks dokumentaalfilm Kelly Sildarust ja teistest noortest on tehtud, on ju juba räägitud lapsepõlvest ja ka valusatest hetkedest. Kas sa kujutaksid ette, et sinust tuleks? Kindlasti võiks tulla, aga ma võib-olla ei tahaks seda nagu dokumentaalfilmi vormis nagu puhtalt nagu, et võib-olla ma tahaks nagu luua mingisuguse teistsuguse vormi. Ma ei tahaks, et keegi mu elulugu otseselt algusest lõpuni jutustaks. Et see on üpriski kirev olnud ja seda nagu ajaraami on nagu väga pikalt. Võib-olla ma leian mingisuguse ägeda twisti, kuidas oma lugu rääkida. Aga see on, ma arvan, kõigile väga nii-öelda eriline, ma arvan, eriti loome inimestele näidata seda mingit telgitagust, kus me tulnud oleme. Et see oleks äge küll. Ehk siis kui keegi tuleb pakkumisega, siis võib aga ma ei ole vist võib-olla veel selles kohas, kus ma arvan, et peaks nagu tegema dokumentaalfilmi. Noor inimene ka, et aega on ju. Küllaltki noor. Aga sinu sõnum kuulajatele võib-olla, ka noored inimesed ikkagi jälgivad, et mis nõu anda neile muusikavaldkonnas, loomevaldkonnas eesmärkide saavutamiseks? Ma arvan, et võib-olla rääkida sellest kontekstis, kus ma ise nagu viimasel ajal olen või millele ma nagu keskendun, on ikkagi see, et ma olen hästi oluliseks, ma olen Kaljukitse tähtkujust, mitte et ma tohutult mingitesse tähtkujudesse usuks, aga ma olen lihtsalt, see on mul nagu kogu aeg niimoodi kuklas istunud, et ma olen nagu, mulle meeldib väga palju asju elus saavutada ja mulle meeldib väga palju areneda ja nagu mu jaoks mu karjäär ja mu töö on mulle meeletult oluline ja ma väga naudin seda, mis ma teen, aga tihtipeale inimestena me kuidagi unustame ära, kui oluline on näha kõike seda muud elus, mis seal ümber on. Et ma arvan, et väga suurelt tuleb unistada ja tuleb väga palju vaeva näha selle nimel, kui sa elus midagi väga tahad. Ja ma olen ka nagu usus, et kui sa asjadest unistad ja nende nimel pingutad, siis eriti võib-olla Eestis need on hästi nagu käega katsutavad. Aga jah, sinna vahele võib-olla minu jaoks kõige põnevam on see mingisugune eneseareng ja see, mida inimesed nagu oma elus kogevad. Et võib-olla artistina väga vähesed inimesed näevad võib-olla neid telgitaguseid. Et see telgitagus on mulle hästi põnevaks saanud aastate jooksul, et ma väga naudin kuidagi sellist enesearengut ja otsida neid nagu rahukohti. Et neid rahukohti on nagu muusikas ka kindlasti vaja või loomevaldkonnas, ükskõik millega inimesed ei tegele. Aga see rahu võiks nagu enese sees ka olla. Et ma arvan, et kunagi ei ole liiga palju nagu headust ja soojust ja siirust inimestes. Et seda võiks alati rohkem olla. Ja võib-olla seda ma tahangi öelda, et võib-olla töö ei ole nagu kõige olulisem alati, vaid vahel on oluline see, mis sees on. Ja võib-olla leida see tasakaal alati töö ja eraelu vahel just. Ja et see rahu ja positiivsus säiliks igas ringis. Jah, et seda rahu ja õnne ja rõõmu ei ole nagu, see ei ole niimoodi, et sa leiad selle ja siis see on elu lõpuni sinuga kaasas. Aga ma olen nagu õppinud sellega kuidagi leppima ja nii-öelda võtma nendest halbadest ja ebameeldivatest olukordadest mingid asjad, mis minuga nagu kaasas käivad. Et jah, me tihti pingutame nagu teiste inimeste nimel, me pingutame teiste inimeste jaoks, et võib-olla töö võib ka olla nagu väga suuresti mingisugune asi, mida me tihtipeale teeme nagu teiste jaoks. Aga võib-olla sellepärast ma olen ka muusikas jõudnud sinna, et ma teen ikkagi muusikat eelkõige iseenda jaoks ja siis on hästi äge, kui see teistele inimestele ka meeldib. Ma loodan, et seda muusikat tuleb ka veel rohkem ja et sa oled õigel teel, nagu sa ütlesid ja
ja et väga palju asju võib veel elus ette juhtuda ja positiivselt muidugi mõeldes. Ei, ma olen täiesti nõus. Õnneks tee, me võime seda nagu teed kujutada ette, et neid teid on nagu miljoneid, aga ma kujutan ette, et seda teed on ainult üks ja saad nagu ise valida, kust kaudu sa nagu lähed. Ja see ongi üli fun. Aga aitäh sulle, Ann-Marlen või Ingel siis. See oli Noored ei viitsi vaikida, väga, väga hea meel teid taas kord näha. Kuulake meid ikka edasi Spotify's ja YouTube'is, näete ka videopildis meid endiselt. Kindlasti ärge kaduge ära veel, sest et palju uusi ja toredaid külalisi on veel tulemas. Mina olin saatejuht Joonas Martin Abram ja kohtume taas kord. Tšau!